tere tulemast kõigile siia YouTube'i. Väga põnev, et me oleme siin kohanenud ja meil on juba 172 subscriberit, aitäh, kes subscribe ivad. Esmalt näitaksin teile midagi väga põnevat. Tada! Vaat just seesama uudis siit läbi käimas on. Inglismaa koolides õpetatakse algklassidele ja ka poistel võivad päevad olla. Oi, ei tea, kas tõesti? Kas me oleme siukse asja ära teeninud või? Nagu for real või? For real. Delfi, mida sa toodad? Kust tuleb siuke uudis? Ma tõesti tahaks teada. Juba 8-aastastele lastele hakatakse Inglismaal uue õppekava järgi õpetama, et menstruatsioon ja naiste privileeg, vaid kõikidel sugudel võivad päevad olla. Kõikidel sugudel, see on jälle teksti sees öeldud. Oi plä. Brightoni ja Hovi City õpetajale on saadetud juhendis. Seisab, et lastele tuleb inimese õpetuse tunnis nüüdsest selgitada ka transseksuaalsed poistel ja meestel ning neil, kes oma sugu ei määratle, võib esineda veritsust ja seetõttu tuleb intiimhügieenivahendeid ja prügikastid kätte saadavaks teha kõikides tualettruumides, mitte ainult tüdrukute omades. Plätno! Kurat, kus on meie maailm? Selle sammuga loodetakse saavutada ka see, et ükski noor hoolimata soost identiteedist, et ei häbeneks tampoone ja hügieenisidemeid kasutada ja küsida. Putsis. Usume, et kõikidel sugudel peab olema õigus võimalus menstruatsiooni avatult rääkida ning selle lähenemise tunnustame, et mõned inimesed, kellel on päevad, on transseksuaalid. Põhjendati uusi reegleid. Allikas Metro. Oi, plää, mis siin on? Anonüümne. Sooviksin kiirelt korras oma sugu määratada, kui ma pean seda tegema perearsti või siis siseministri juures. Mofo. Vinge putsi ausalt. Issand jumal küll. Issand jumal. Kuhu teie riik sattunud on? Siukest sitta toota. Mille jaoks? Mille jaoks? Ma ei mõista. Ma lihtsalt ei mõista. 8-aastastele alles oli artikkel, kus tädi Rita luges. Lasteaialastele, kes on 4, 5, 3, 6-aastased. Rääkis seksitundi neile. Nüüd on algklassides hakatakse juba siukest teemat rääkima. Ka poistel võivad päevad olla. Küsimus on selles, kas meil meestel on olnud päevasi, kas kellelgi transseksualismil on olnud päevasi või mingit veritsust. Türa küll! Täiesti putsis ikka. Sureb ära siia ausalt.
kõige naljakam on, kui ma Facebookis selle uudise leidsin, ma siin inimesi nimetasin, siin on 3 inimest, kes on kommenteerinud, nemad teavad. Kui ma selle leidsin, siis väga õige küsimus esimese inimese poolt. Kurat, kas veel suuremat idiootsust saab olla? No tundub, et ei saa vist, ma ei tea, no siis on teine inimene. Õpetajaga juhuslikult mähet ei ole, mul sitakus lekib. Täitsa putsis ikka. Oi, plaa. Mul ei ole sõnu. Mul ei ole sõnu lihtsalt. See on kohutav, mis seal toimub. Poistel võivad päevad olla. Türa, noh. Ma ei saa aru. Ma ei oska isegi seda kommenteerida, kas tõesti on inimkond nii putsi läinud, et juba hakkavad poistel päevad. Mina kui sündisin 90-ndate. Ma olen 90-ndate laps. Ja ma sündisin sellel ajal. Siis ei olnudki siukest teemat, siukest asja räägitudki. Ja nüüd alles räägitakse või. Tehke enda mõistus korda. Ja Delfi ära pane igasuguseid. Igast jama siia. See on jama. Võib-olla mõni töötaja on igav seal ja teeb mingisuguse väljamõeldud loo, et inimestel on ainult musta huumorit pakkuda. Või absurdset nalja. Ma ei tea. Täiesti pöörsus. Juba. Ma varem ei hakka neid allpool asju lugema. Aga see uudis, palun võtke maha. Hashtag ei kannata. Hashtag Delfi. Hashtag Inglismaa. Hashtag poistepäevad. Fuck yeah!